Ilus kala! Ilus kala! Vesi keeb. Siin on siis näha sisemuspasta bolognese. Ossa kurja, Maikli on suur kala. Oi, see on ilus kala ju. No tere taas, sõbrad. Ilus laupäevane hommik. Kell on 8:30 ja olen tulnud järjekordselt kalale. Seekord siis niimoodi, et umbes lõunani püüan üksinda ja siis liitub minuga Maikel. Jalas on mul vanad kulunud kahlamispüksid, et ei ole jõudnud veel uusi pükse soetada, aga mõtlesin, et nagunii suva, et nad küll immitsevad natukene läbi, aga praegusel ajal nagunii vees ei kahla, et praegusel ajal nagunii ei ole mõistlik kahlata, eriti veel, kui sa tead näiteks, et lähedal on kuskil mingid kudepesad, kõik see sodi ja asjad lähevad alla voolu ja kudepesade peale, mis ei ole nagu väga hea. Ja üldse, kui sa ka suvel näiteks kahlad, siis ole hea, tule näiteks, kui sa näed kudepesa, kudeplatsi, siis tule nagu nii-öelda veest välja, et ära liiku seda kudeplatsi ära. Nii palju, kui mina tean, võite mind parandada, aga umbes aprillis siis sellest kalamarjast, ma ei tea siis koorub või kuidas õige oleks öelda, väike siis siuke kalamaim, et aprillikuus peaks see toimuma ja enne seda ei ole kindlasti soovitatav kahlata, et mina kui kahlama hakkan siis maikuus. Nii et praegu nagu asja väga veteranida ei olegi. Nii et lihtsalt infoks, kui keegi on natukene targem selles osas, just see, et millal see kalamari nii-öelda koorub või kuidas seda õigem oleks öelda, siis võite kommentaaridesse kirjutada, aga minu teada peaks see aprillikuus olema, kui sellest kalamarjast koorub siis väike kalamaim. Aga olgu, saan kohe hakata püüdma ja loodetavasti täna on edukam päev. Maikliga läheme üle teisele jõele ja ise alustan siit suht huvitavalt jõelt. No nii, kunagi võiks tulla ju selle esimese viskega kala kohe ära. Ma olen ise mega kõrgel muidugi. Aga siin on väga hea mõnus rahulik vool. Ei anna kala jumal mulle seda esimese viske kala. Nii, see peaks siin olema hea sügav kurv. Kunagi siit kala pole saanud. Aga äkki täna. Sügav ja aeglane kurv. Siin võiks olla mingi kalana. Jõgi iseenesest muidu mõnus, ilus, aeglase vooluga. Tume. Kala ei näe. Sind. No nii, ja kes meil jõudnud on lõpuks? Michelangelo. Ja läheb püügiks nüüd. Siin on juba jube head kohad. Mis me teeme? Kas ma luban sulle esimese kala võtta või? Tegelikult siin üles voolu ka viskama. Siit, jah. Päris hea veetase on. Peaks mainima. Tegelt. Võiks ju täna tulla midagi. Meil on täna siis Maikliga missioon. Aga tavaliselt, kui me niimoodi läheme ja ütleme, et davai, siis võib nihu minna midagi, aga Maikel tahab vanaamale ilusa kala püüda. Mina tahan emale kala viia ja siis koos emaga seda süüa ka muidugi. Nii. Where is fish? Ahah. Tee pilti, jah. Ma panin filmima ka. Mul on tunne, et siit tuleb esimene kala.
Ilus kala! Ilus kala! Ma nägin, et tuleb midagi. See on üle 40, jah? 45 ma pakuks. Ma nägin, et midagi tuleb järgi. Oi, kui ilus kala. Panin filmime ka ennem. See on väga kena kala. Oi, kui kena kala see on. See on 45 pluss tõesti, jah? Oi, kurja. No nii. Nii. Kuidas teeme? Oota. Oi, täitsa lõpp, kui paks see on. Tee rahulikult. Ära liiga lõppu tõmba. Lähen järele talle. Saad sa sinna minna? Sest oi, see on väga kena kala, Maikel. Oota, ta ei ole väsinud, täitsa lõpp. See on 45 pluss ju. Oota, ära võta liinist. Ei, ma ei hoia kõvasti. Ma ei hoia üldse kõvasti kinni. Täiesti lõpp, mis koll see on ju. Täitsa lõpp, mis koll see on. Vaata, kui paks ta on. Mine kanni. Mine kanni. Ossa kurja. Oi kurja, kui suur ta on. Vaata, mis paksuke. Oh my god, see on 50 või? Mul on mõõdu nüüd kohe lähed. Oh my god, Maikel. Täiesti rets. Täiesti rets. Kabum! Selle. Viimane vise ikka. See on mingi, ma pakun, et see on 50 lähedale. Nii. 49. 49. 50 on ikka natuke... Ei venita välja vist ikka risk. Jah, 49. 50 ei venita veel välja. Aga no mida asja? Tee portreediga ja kõigiga. Nii, 1,3 kilone. Ilus jõekas. Väga rets. 49 sentimeetrit. 1,3 kiloga. Me oleme püüdnud 10 minutit. Ja me oleme püüdnud 10 minutit tõesti. 10-15 minutit ja 1,3 kilone ilus jõeforell. Väga ilusas toonus, väga paks. No 1,3 kilone. Talvel 1,3 kilone. Uskumatu. Nii, mina sain oma kala puhastatud siis, aga Maiklil on selle ajaga paar väikest ujunud landile järgi. Nii et loodetavasti on täna ikkagi kalapäev. Nii, panin kogemata kaamera kinni. Aga tead, see võib olla mõõdukala isegi. Väga napp. Aga napp, jah. 34 ütlen. See oma pakkumine. Ma ei tea, aga me vist ei hakka seda mõõtma. Nii. Paneme korra kind ära. Teeme käe märjaks. No. Ja ei ole jah mõõdukala. Aja. Mis hääl see oli? Mis hääl see oli? Arvad? Ei ole jah. Mõõdukala ei ole. Selline. Isegi tal on uss küljes. Nii. Jah, uss tuli ära. Nii, mine. Pani minekut. Jube ägedalt tuli, kusjuures ma nägin, et mingisugune lainetus tuli isegi. Otsustasime, et teeme väikse lõunapausi. Maikel tõi terminali lihapirukaid. Ja siis on kaasas ka minul selline Food Force pasta bolognese main meal. Ülihea, mulle väga meeldivad need. Et pasta carbonara oli küll mega hea. Nii et teeme väikse lõunapausi. Ja siis tahaks tervitada ka meie Keskkonnaametit, nii et tulid, kontrollisid ja mehed teevad väga tänuväärset tööd. Kontrollisid dokumente, kõik panid kirja, panid selle kala kirja, mis ma sain, vaatasid, püügiõigust, kõik asjad, et väga äge.
Ühesõnaga jaa, nii et tervitame Keskkonnaametist juba tuttavaid mehi ja pange samamoodi edasi, et käivad ja kontrollivad laupäeval ka. Jah, püüdke pätid kinni ja et juba tegelikult oli ühes keelualas olid ka need kalastajad ka, et palun olge hoolsad, jälgige, kus tohib püüda ja kus ei tohi püüda, ärge püüdke keelualades. Vesi keeb. Siin on siis näha sisemus pasta bolognese. Ja siin on veel siis igast nänni veel, et võileivakate kanalihas. Siis on mingisugune, mis need on, maapähkel, mee ja kaneeliga, ossa, opatški. Siis on veel mingisugune energiabaar. Jah, ja niisked salfrätid ja kõik muu veel, mis vaja on, et teepakk oli ka vist, mingi pulber oli. jah, midagi on, jah. Ei, näed, teepakk ka veel ja siuke pakk 12 eurot ja ütlen, et väga okei. See on nagu mega hea. Nii, näite, Maikel, mis sul siin sees on siis? See näeb välja nagu keegi oleks seda juba ühe korra söönud. Nii, näite, siin on siis beef and potato pot. Beef and potato pot. Võib-olla tuleb sellest hoopis supp. Nii, Maikel ütles ka, et ta söök on väga-väga maitsev. Väga hea. Kiidan. Tactical Food Pack, beef and potato. Minul on siis Food Force, pasta bolognese. Väga tummine näeb välja igatahes. Opa! Nii, ja lihapirukas ka. Food contenti nüüd. Ja nii nagu me alati prügiga teeme. Prügi läheb sinna. Nali. Soosel. Järgi jäänud veest. Panime siis siia teepaki sisse ja Maikel joob. Täitsa normaalne. Jah. Maapähkel siis kaneeli ja meega, on ja. Väga hea. 10/10. Väga hea. Väga hea. Hästi. Ja kirsiks Magustoit. tordil magustoit on sugar free Red Bull. Siis me oleme ikkagi siis me hakkame ja sugar free kaalujälged. Panime just mingi 1000 kilokalorit sisse pirukate ja nende jaol, aga me oleme ikkagi kaalujälged, nii et ja, nii et palun mulle 3-kordne see Big Mac ja suured free kartulid, aga ma olen dieet koob ka. No nii, kaamera laku vahetatud, laagriplats jäi meist ilus puhas. Nii nagu alati, oma prügi alati kaasa. Ja hakkame aga püüdma jälle. Ossa kurja! Ossa kurja, Maikli on suur kala. Oi, see on ilus kala ju. Ta nüüd nii suur ei ole. No, väga kena kala. Aug või? Ei ole. Jube piklik. Kuule, väga kena kala. Siuke 40. 40, jaa, 40. Ilus. Maikel, saad ise või? Ma filmin. Ma saan siia tõmmata teda. Väga kena kala. Täitsa lõpp, Maikel. Täitsa lõpp, Maikel. Opatški! Kuule, see on ilus, see on 42-3. 43. Kõvate liiga. Maikel, ilus kala. Kõva värk. Nii. Oia, pare. Ma mõõda. Mõõdad või? 45 ma pakun. Mina pakun, et 45. Oi, täna on äge. Täna on äge. Mina pakun 45. Okei, 45 ei ole, 43 äkki. Ops. Nii. Nii. 0. 44. 44. Maikel. Vanaemale ja ema. Kõik saavad süüa. Kõik saavad süüa. Väga äge. Opa! Ei ole. Väike. Aug! Haug! Uskumatu. Saad neid või? Olen siin. Sain juba. Õrnad kinni. Põhimõtteliselt ühe konksuga kinni. Hauginolk. Näed. Hauginolk tuli ja võttis ära.
no kurja. Siin tundub küll kalane koht. Ei, see sadu on äge, jah. Pärast tuleb sinna täitsa kaugele ka panna vist. Kas ma ütlesin sulle? Oi! Ilus kala! Ilus kala! Ilus kala kuskilt sügavast tuli. Tundub, et sai. Sai konksu, jah. No nii, ühesõnaga jõe ääres sai aku tühjaks. Ei hakanud seal uut akut panema. Ja tulin siis ema juurde, tõin kala ära. Ja esimese 10 minutiga tuli siis 49 centimetrine kala. Tegime lõuna ära, rääkisime Keskkonnaametiga juttu. Siis tuli Maikli 44 centimetrine kala. Maikel viis siis kala vanaemale. Mina tõin emale. Ja nüüd on ema ilusad tükid sellest kalast teinust. Nii. Oi, ja need lähevad panni peale. Saad ka mamps nüüd YouTube'i. Vot, sellised lood. Üliäge püügipäev, väga vinge. Et 2 nii ilusat kala. Ja kui sulle video meeldis, pane like, pane subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau, paka!